Tere, head Oomika podcast kuulajad. Meie oleme Michelle ja Annika. Olen siin vahepeal vaikselt Maria koha üle võtnud ning peale mõningast pausi oleme jõudnud tagasi stuudiosse salvestama. Sel hooajal võtame me ette sellise suure teema, milleks on emotsionaalne intelligentsus. Ning kuna see on nii lai teema, siis igas episoodis hakkame me selle erinevaid osasid pulgiti lahti harutama. Ja täna me alustame kohe sellisest põletavast teemast, nagu on apaatia ja depressioon. Ning ilma pikema jututa ma annaksin kohe sõnajärje edasi. Tere Annika! Tere Michelle! Kui vaadata elu enda ümber, siis inimesed elavad peamiselt rahulolematuse kaudu. Ja kui endalt küsida, miks siis ometi, et äkki on ka parem võimalus, siis vastus on hästi lihtne, et me lihtsalt ei oska paremini. Ehk me ei tea, kuidas seda teha, et oleks elu normaalsem, kuidas emotsioone juhtida. Ehk puudub selline aine nagu emotsionaalne intelligentsus. Sõna on olemas, aga sisu, nagu praktilist sisu sellele sõnale enamusel ei ole. Ja see, mida me nüüd teiega ette võtame siin, see orienteerumine selles teemas ja orienteerumine esmalt emotsioonide nagu hinnaklassides piltlikult annab tohutut selgust, sellist praktilist selgust. Selgust esmalt sellest, kus sa oled juba ja siis milline on järgmine praktiline samm, et tõusta aste kõrgemale, et su elu oleks normaalsem. Alguseks sissejuhatuseks hea on teada, et me inimestena oleme tegelikult palju sarnasemad, kui me arvame. Et me kõik tahame ainult ühte asja. Me siin kultuuris oleme nimetanud seda edukuseks. Aga kui sa vaatad edukuse kõrgemat astet, ehk mida sa nagu selle edukuse läbi omakorda tahad, siis võime kogeda sellist nagu heaolu, rahu, õnneseisundit, mis oleks ühelt poolt stabiilne, aga teiselt poolt, et ta ei oleks lääge või kuidagi igavaks ei muutuks. Ja paraku midagi sellist päris reaalses elus väga ei kohta, õieti üldse mitte. Sest enamusele tundub see selline ulme, et seda on raske uskuda, et midagi sellist üldse nagu võimalik on päriselt. Kui me jätame selle kõige kõrgema praegu kõrvale alguses ja võtame tavatasandilt lähtuvalt, siis võib edukuseks pidada palju lihtsamat asja. Eks seda, kui sulle lihtsalt meeldib see, kes sa oled ja sulle meeldib see elu, mida sa oled enda ümber loonud. Kui me teaksime, kuidas seda praktiliselt teha, me ju kõik korraldaksime selle endale. Paraku reaalsuses on pilt väga erinev. Kui inimesel on päriselt raske, ehk ta on mingis negatiivses seisundis, näiteks meeleheites, äärmuslikus negatiivses seisundis, siis eelkõige ta vajab lootust, et suuta edasi minna. Ja mitte sellist teoreetilist lootust, vaid sellist lootust, mis annab praktilise väljapääsu tee. Ja kogu selle seeria eesmärk on aidata juurduda teadmistesse, et ükskõik, kui sügavalt sa oled mingi emotsiooni sopas, võib isegi öelda, siis see teadmine, kui see ainult meelde tuleb, siis sa saad sealt praktiliselt hetkega välja astuda. Ja niisiis me läbime järjest emotsioonide klassid, alustame passiivsetest negatiivsetest, ehk alustame kõige haledamast võimalusest elada. Häbi, süütunde, apaatia, meeleheite, depressiooni kaudu. Ja sealt liigume edasi kurbuse, kahetsuse, leina juurde ja sealt edasi juba aktiivsemate juurde, milleks on enamuse lemmik ärevus, mis on juba pandeemilise vormi võtnud meil siin ühiskonnas. Ärevus ja hirm. Sealt edasi viha, uhkuse ja lõpuks sellise hinnaklassini, mida nimetatakse julguseks, kus toimub järsk pööre normaalsusele, kus inimese elul on jälle maitset, kui ta saavutab selle tasandi. Igal neist tasemetest kogeb inimene täiesti erinevat reaalsust. Ehk talle tundub, et maailm ongi selline ja tal ongi ainult need piirangud ja need võimalused, mis talle seal tunduvad olevat. Inimesed lukustuvad elu jooksul teatud energiate või emotsioonide tasemele, harjuvad sellega ja hakkavad paraku pidama seda ainuvõimaluseks ja seda nimetatakse iseloomuks. Ja meil on juurdunud teadmine, et iseloom on midagi püha ja puutumatut, muutumatut ja sa oled nagu justkui geneetiliselt määratud kannatama siis oma iseloomu piirangute käes. Kui sa
saad sellised elementaarsed teadmised, kuidas see tegelikult on, siis sa võid avastada kordades suurema vabaduse, kui sa praegu tead, et sul on kogu selle teadmise praktiline väärtus, siis ongi selles, et saada paremaks. Ja see, mida me hakkame tegema, et kui neid reaalsusi kirjeldada, siis inimene hakkab mõistma, et iga emotsioon on ainult filter ja tal on igal hetkel võimalus valida kõrgem tasand, kui ta teab, mis see on, see kõrgem tasand ja kuidas seda teha. Tarvis on ainult teada, et see on võimalik. Ja teiselt poolt, kui tekib tervikpilt erinevate emotsioonide mõjudest, su maailma tajumisele, suhetele, tervisele, aru saades, et põhimõtteliselt emotsioon, mida sa baasina kasutad, määrab kõik sellel hetkel, kogu su elu. Ja sa saad nagu hästi selge pildi ette, mida emotsioonid sinuga teevad, siis võib küpseda selline vastupandamatu soov päriselt emotsionaalselt intelligentseks saada. Ehk neid õieti kasutama õppida, mis tegelikult suures osas tähendab soovi korral nende emotsioonide mitte kasutamist. Aga sellisel moel, mis ei ole alla surumine, mida me praegu teeme. Ehk neid on võimalik ka vabastada. Ja siis sa ei ole enam teadmatuse ohver igal juhul. Ja alustame siis kõige hullemast, ehk kõige nõrgemast võimalusest elada, apaatia nagu hinnaklassist. Läheneme sellele selliselt, et kõigepealt natuke kirjeldan, mis ta on, kuidas ta tekib ja siis seda me kõik teame, kui halb see on, aga siis see kõige praktilisem osa, mida siis päriselt teha, et sellest nagu välja saada. Apaatia on passiivse nõrkuse võimendamine. Ehk teda võib ühe sõnaga või ühe nagu sellise baasteadmisena kokku võtta, et ma ei saa ja keegi ei saa mind ka aidata. Et sa oled nagu täiesti lukustunud või lõksus, abituses, nõrkuses, negatiivsuses, nagu totaalses negatiivsuses. Ehk sa lased oma elu lohisema ja paraku see ei ole kaugelt ainult sinu tragöödia. Ehk emotsioonid levivad ja iga inimene on suhtlusvõrgustikus palju suuremas, kui ta seda endale ette kujutada võib tegelikult, kui suur on tema mõju tegelikult inimestele tema ümber, siis paratamatult, kui sa oled negatiivses seisundis, siis sa teed haiget, reaalselt valu kõigile, kes sinust hoolivad. Ja muidugi kõigile ka, kes lihtsalt sinuga kokku puutuvad otseselt või kaudselt. Kui nüüd vaadata väikest last, siis ta sünnib sellise sooja, liikuva rõõmu pallikesena. Ehk ta on nagu elu ise. Ehk ta on otsene antipood apaatiale. Ja siit võibki sealt sellest elususest, sellest absoluutsest sellisest vitaalsusest lähtuvalt, vitaalsuse siis suretamisest ja teistpidi vitaalsuse kasvamisest lähtuvalt elujõu tasemest lähtuvalt ongi need hinnaklassid reaalselt kirjeldatud, eks ei ole selline vägivaldne klassifikatsioon. Apaatia sellest lähtuvalt on siis elu antipood. See on nagu elu suretamine, selline aeglane enesetapp. Ehk inimene nagu jäätub vaikselt, kaotab oma rõõmu, kuni selleni, et toimub täielik allakäik. Ja kui sa oled sinna apaatiasse lukustunud, siis hea on teada, et sul on väga vähe kaotada. Eks sa tegelikult juba istud seal spiraali lõpus. Eks sa oled sellises jäätunud tillukases turvatsoonis. Nüüd, kuidas selline asi juhtub? Äärmuslikel see püsivates negatiivsetes seisundites, kuidas inimesed sinna jõuavad, on juhtunud põhiliselt üks asi kunagi lapsepõlves. Inimene on kaotanud usu oma jõusse ja headusesse. Ta on nagu lõksus, lootusetuse meeleheite lõksus. Ja see on alguse saanud sellest, et keegi kunagi lapsena halvustas sind esimest korda. Ja sina oma süütuses ja siiruses jäid teda uskuma. Sest lapsena me absoluutselt usume kõike valimatult, mis meile öeldakse. Ehk me ei tea, mis asi on vale. Me ei tule selle pealegi, et keegi, kes meile midagi ütleb, et ta võiks öelda midagi, mis ei ole tõde. Meil puudub selline kategooria üldse. Ja siis me imeme endasse kõik nagu käsn. Ja siis, kui keegi ütleb midagi halba sulle, siis sul tekib tunne, nagu sa oleksid kuidagi nagu halb ja vale. Sul tekib esimest korda selline rõõmu vastand tunne. Ja nimetan seda väikese vääritu sündroomiks. Ja tükike kindlustunnet ja rõõmu läheb kaduma sellega.
ja elu edenedes seda negatiivset tagasisidet nii sinu isiku kui tegevuste kohta tuleb veel ja veel. Ja elu tagasilöökide kuhjudes läheb kaduma sinu kõige väärtuslikum valuuta üldse, sinu terve minapilt. Hiilivad ligi kahtlused oma võimekuses. Järjest vähem julgevad inimesed niimoodi midagi ette võtta. Ja nii inimene järjest kaotab oma jõu. Jõu elada ja tegutseda, olla rõõmus, ehk ta kaotab oma enesekindluse. Kui inimene kaotab teadmise oma jõust, headusest, ehk oma enesekindluse, siis ta põhimõtteliselt kaotab kõik. Ta kaotab nagu oma inimlikkuse. Ja niimoodi hakkavad inimesed alla andma. Ehk mingil hetkel tundub nagu lihtsam loobuda, kui võidelda oma soovide ja unistuste eest. Sest kui sa ei koge ennast väärtuslikuna, siis kolmandat võimalust ei tundugi olevat. Sa kas võitled või loobud. Ja siis seda püütakse kompenseerida kõige välisega, et mingitki sellist heaolu tunnet saada, sest inimene ei suuda elada, kui tal on nagu halb olla kogu aeg. Ja väga tihti saab selleks midagi head. Ja kõige lihtsam asi, mis on hea, mis on alati kättesaadav, on mingi paluke. Paraku ükski amps, mida sa siis haarad, mille järgi sa haarad, ei ole võimeline täiuslikult leevendama seda sisemist valu. Ja siis suurenevad kogused. Ja sealt omakorda tuleb kogu see teema üle kaalu söömishäiretega. Siis omakorda veelgi madalamaks minev enesehinnang, sest kaob välimus. Täielik siuke allakäigu nõiaring. Aga seda heaolu ja õnne, mida sa otsid, ei paista kuskilt. Ja niimoodi inimene siis viskleb ja otsib ja viskleb. Kuni taipab, et sellel ei ole mitte mingit mõtet. Sest see tühjuse ja väärtusetuse tunne ei kao mitte kuhugi. Et kõik lapid ja plaastrid on hästi lühiajalised. Ja inimene annab jälle. Et kokkuvõtvalt ainult see üks uskumus ja tunne, et ma ei ole piisav, ma ei ole väärtuslik, ma ei ole piisavalt hea, loob terve kannatuste kadalipu. Ja siis selle filtri kaudu kogemus elus saab üleni valus ja vildakas. Ja äärmuslikul juhul kasvab see enesevihkamiseks ja päädub suitsidaalsusega. Läbides siis eelnevalt erinevaid selliseid enesehävitusspiraale. Ja kes oskaks paremini kirjeldada seda kui inimene, kes on ise läbinud kõik selle pimedusastmed. Ehk mul endal, minu kogemuses, mul on olnud tilluke periood, mis ei ole nagu päris seal pimeduse lõplikus tipus olnud. Aga perioodil, kus ma õppisin emotsioonide vabastamise õpetajaks, siis üks minu õpingukaaslane Gertriin Petrov on selle kõik läbinud väga pikalt ja ta lubas jagada oma kogemust sellel teemal, ehk ma tsiteerin tema kirjeldust. Tsitaat algab. Enesevihkamine ja väärtusetus on tegelikult metsik sisemine valu, mis võib paisuda hiiglaslikuks, et isegi karjumine ei aita enam. Väljast võib tulla ka kõige pisem negatiivne kommentaar, aga kui see kinnitab seda, mida sa enda kohta arvad, käivitab see enesehävitusliku ringi. Selle tsükli kõige ohtlikum osa on see, et sa kulud ära ja lõpuks sa ei proovigi enam tõusta ja sealt tekib depressioon. Väärtusetud inimesed on ennast surunud kõige väiksemasse kasti. Nende elu on täiesti pime ja piiratud. Miks? Sa vaatad ilusa figuuriga naist. Mulle pole see võimalik. Sa vaatad ilusat kallist autot. Mulle pole see ju võimalik. Sa vaatad mingit välisreisi. Aga mulle pole see ju võimalik. Ja nii sa ei liigugi mitte üheski suunas. Samuti on depressioonis inimesed kroonilised valetajad, sest nad peavad pidevalt varjama seda, mis jama nende sisemaailmas toimub. Muidu jookseksid ju inimesed minema. Tsitaadi lõpp. Päris karm kirjeldus, kas pole? Ehk siis, kui neid tagasilööke kuhjub teatud kriitilise piirini, kaob meil ära visioon, eesmärk ja mõtestatus. Ja siis tekib tunne, et mis mõte sellel kõigel üldse on. Kui niikuinii ma ei saa seda, mida ma päriselt tahan. Inimene hakkab defineerima ennast negatiivses kontekstis järjest laiemalt. Ja ta kaotab ka kontakti nende osadega, mis tegelikult tal on tugevad. Ja vaikselt niimoodi ligi hiilib tuimus. Passiivne minna laskmine, elule alla andmine, pointless, nagu täielik pointless elu. Ja siis inimene tunneb, et ta on kogu aeg lõputult süüdi kõiges. Siis ta nagu vabandab kõike ja kõike. Ja samas avalikult või salaja enda sees tegelikult ka süüdistab teisi ja elu enda ümber.
et miks just temaga on niimoodi juhtunud. Kokkuvõtvalt võib öelda, et apaatia on kindel veendumus, et ma ei saa, kõik on läbi, rong on läinud, ehk totaalne ohvriseisund, tükka äärmuslik ohver. Mis siis päriselt aitaks? Nüüd tegelik ravi on saada teada, et emotsioone saab vabastada enda seest. Omakorda selle alus on teada, et sina ei ole emotsioon. Ehk sina looduslikult, naturaalselt oled emotsioonist täiesti eraldiseisev ja emotsiooni poolt kahjustamatu. Ja kui sa selle teadmise saad, siis tuleb edasi leida endas selline julgus oma valudele silma vaadata ja siis reaalselt tegutsema hakata sellel teemal. Kui inimene on nagu päris selle allakäiguspiraali lõpus, siis tihti ta on nii kehvas seisundis, et öelda talle, et mine nüüd kursustele ja õpi ära see vabastamise tehnika, see tegelikult ei ole reaalne, mida ma ise olen oma kogemuses oma õpilastega näinud. Ehk siis enne seda ja ka paralleelselt sellele on väga mõistlik kasutada selliseid, nimetan nagu enda poputamise tehnikateks. Ehk igal võimalikul moel avastada kõik võimalikud nagu toite ja tugevuse allikad, mis elul pakkuda on igal tasandil ja omakorda hakata võimendama neid. Üldse aru saades, et sul on niisugune võimalus. Ehk ma olen neid nimetanud nagu sellised eluliini praktikateks, ehk mingid absoluutset võtta endale teadmiseks, siis et saada teada mingid absoluutsed tõed, millele saab toetuda igas kriisis. Ehk sa võtad nagu õlekõrrest või eluliinist hoiad kinni ja lahti ei lase enne, kui see veab su välja. Step 1 on alati step back, sellest ma rääkisin juba eelmise hooaja podcastides. Et ilma sellesse teadmisse juurdumata ei hakka tööle mitte ükski teine tehnika. Et see tuleb jälle endale selgeks teha. Esimene asi alati tuleb lahutuda oma valust. Valust saab kogemusena lahutuda siis ja ainult siis, kui sa saad teada, et sa tegelikult juba oled lahutunud. Juba looduslikult. Nii kummaline, kui see ka ei tundu. Sest kui sa oled valus, sulle tundub, et sa oled üleni ise see valu. Ja nii kaua, kui sa koged ennast selle valuna, sul ei ole nagu mingit võimalustki midagi teha, sest sa ei saa ju endaga midagi teha. Aga kui tuua siia sisse selline inseneri vaade, mis on nagu lahkab selle protsessideks, et puht tehniliselt vaadata selle peale, siis on hea teada, et sa tegelikult, miks sa seda valu koged, on ainult selle pärast, et sa ise hoiad oma valust kinni läbi selle, et su teadlikkuse fookus on sellele häälestunud. Esialgu võib tunduda hästi teoreetiline, aga kui sa tehniliselt sellele pihta saad, mis ei ole üldse keeruline, siis annab sulle tohutu vabadusastme. Ja sealt edasi hakkab hargnema kogu siis üleskäiguspiraal. Kõvasti tuleb kinni hoida sellisest teadmisest, et kogu sinu elu moodustub ainult sellest, millele sa häälestud. Ja sul on häälestumiseks ainult üks vahend, ehk selleks on su teadlikkuse fookus. Ja kui sa õpid selle kaudu vaatama, siis sa saad kohe hakata, praktiliselt kohe, ükskõik kui hullus seisus sa oled, hakata esitama endale küsimusi, kuidas sa saaksid oma fookus sellest valust, mida sa koged, välja häälestada millelegi natuke paremale, ehk natukenegi saada jõudu juurde. Siis ma pakun siit erinevaid võimalusi, et igaüks siis vaatab, mida ta suudab kasutada, kui tal on parasjagu väga hull seis. Üks selline fundamentaalne teadmine, kuhu tasuks nagu kõvasti juurduda on teadmine, et mina olen üdini hea. See lause, kui sa oled apaatias või depressioonis, see tundub absurdne, kui sul on terve elu sisestatud täpselt vastupidist, sa pead ennast üdini halvaks ja läbikukkunuks, siis on hea teada, et see päris sina ei ole mitte ühelgi moel kahjustatav või muudetav mitte ühegi kogemusega, mitte ühegi emotsiooni poolt. Ja nagu see point, miks sa seda reaalselt ei koge, on see, et lihtsalt mitte keegi ei ole sulle seda õpetanud tegema. See on nii lihtne. Siit tulebki see praktilise tarkuse selline nagu jõud. Et kui sa saad seda lihtsalt teada, saad teada, kuidas seda kogeda, siis annab sulle väljapääsu tee ja seda samal hetkel, kui sa seda taipad teha. Ja see ei ole enesesisendus.
ega afirmatsioon, ega mingi lillelaste luul, vaid see on absoluutne fakt, see lihtsalt on. Seda teadmist saab kogeda ja see on juba see on selline juurtugi, see ei ole mingi väike asi. Ehk veel kord siis, et oleks hästi selge, et mul on apaatia, mitte mina ei ole apaatia, ükskõik mis teine siis negatiivsus. Ehk ma kogen apaatia energiat, see on hästi suur mega erinevus. Nüüd, et ennast kogeda, selleks on vaja lihtsalt teada, et sina oled siin, sa juba oled olemas. Et kui sa esitad endale küsimuse, kas ma olen olemas, lased korra kõigest lahti, siis sellesse küsimusse kätketud soov toob su fookuse sellelt valult, millele sa hetkel oled häälestanud, vaikselt tõmbab tagasi iseendasse sinna, kus sa koged ennast olevat. Ja kui sa nüüd häälestad ennast iseenda kogemusele, eks see on ainus kogemus, mis on siin. Avastad, kõik see negatiivne valu on kuskil sinu kehas, sinust eemal. Aga see koht sinus, mis on läbi sellest hetkest alates, kui sa ennast mäletad, on olnud kogu aeg midagi sinus sama, stabiilset. Eks see olemasolu seisund, seda on võimalik kogeda. Lihtsalt läbi selle, et sa tood oma fookuse tagasi iseendale. See on hästi-hästi lihtne. Et sinna püsima jääda, selleks võib kasutada erinevad vaimsed tehnikad on kasutanud läbi aegade hingamist. Nii palju, et nad seostavad selle soovi hingamistsükliga. Et kui sa sisse viid oma fookuse hingamisele, siis sisse hingamisega taotled sõna mina, sooviga, et fookus tõmbuks tagasi sinusse endasse ja väljahingamisega seostad sõna rahu. Lihtsalt usaldad seda, et mina kogemuse nagu esimene parfüüm on selline mõnus rahu ja vaikuse seisund. Ja nüüd asendad kõik oma mõtted, mis sul muidu peas on, nende kahe sõnaga. Sisse hingamisel mina, välja hingates rahu. Sisse hingates teadvustad, et su fookus jääb tagasi tõmbunuks ja välja hingates häälestad ennast rahu kogemisele, kes sa ise oled. Eks sa ei pea seda looma, see ei ole afirmatsioon. Ja niimoodi vaikselt harjutades, juba isegi kui sa proovid seda teha, piisab ainult sellest väikesest vihjes siin. Avastad sa juba lahutud sellest, kus sa ennem olid. Ainult proovi. Ja hea on teada, et see on sellist tüüpi rahu, kõigepealt mida sa mitte kunagi ei pea tegema, ei pea otsima ja ta ei lähe mitte kunagi kaduma. Ja ta on lihtsalt sulle nii lähedal, et sa ei tule selle peale. Et sa võid seda kogeda ja isegi kui sa vahest enamus inimesi nagu komistab selle otsa. Mina lapsepõlves komistasin palju kordi, ma mäletan. Aga see ei tule nagu selle peale, et see võiks mingi väärtus olla. Aga kui nüüd kasutada teadmist, et see on kõige suurem väärtus üldse, eks see on see päris rahu, mis on sul kogu aeg olemas ja mis on selline toetuspunkt nagu kaljukindlus, mis mitte kunagi kaduma ei lähe, siis miks mitte kasutada seda? Kui kasutada veel teist teadmist, eks see rahu on baas, millest lähtuvalt sa saad võimekuse kõike enda elus juhtima hakata, sealhulgas kõiki energiaid. Kõik hakkab sul alluma. Sa pead ainult sama teadmist, kuidas. Siis on juba nagu hoopis palju suurem point seda tundma õppimisel. Et seda saab igaüks kasutada. Nüüd järgmine asi, mida ma soovitan teha, on totaalselt otsustada, lõpetada süüdistamine. Ja seda otsust saab teha jälle ühe baasteadmise kaudu. Praktiliselt kõik targemad inimesed maailmas, nagu üle võlli targad inimesed, on jõudnud ühe faktini. Ta on kirjeldatud väga erineval moel, aga fakt on selline, et iga inimene igal hetkel oma elus saab teha ainult oma parima valiku. Ja see valik on ainult ühest lähtepunktist lähtuv, ainult sellest, mis tundub talle sellel hetkel kõige parem, teda kõige õnnelikumaks tegev. Kuna iga inimese baaseesmärk on olla õnnelik, mitte midagi muud. Eks selles me oleme nagu identsed kõikidega. Me ei taha mitte midagi muud kui olla õnnelikud. Siis me teadlikult, valateadlikult teeme ainult kõiki valikuid sellest lähtuvalt.
Et kõikide meie tegevuste motiivide juurmotiiv on lihtsalt olla õnnelik. Ja siis vastavalt meie õpetatusest, vastavalt meie teadmistest, tarkusest, kogemusest lähtuvalt meil võib see võtta see motiiv kohutavalt nagu drastiliselt hullud vormid. Kui keegi varastab midagi, siis talle tundub see hetkel kõige parem võimalus, kuidas oma õnnetaset suurendada. Kui keegi lapsena ütles sulle halvasti, siis talle tundus see millegi pärast parem, et ta tundis ennast paremana sinuga võrreldes näiteks. Ehk inimene tegutseb oma arukuse ja jõu baasilt, mis sellel hetkel on talle kätte saadav. Ja see fundamentaalne teadmine taibatuna tegelikult lahustab hetkega kogu selle süüdistamise valuvõrgustiku. Sest kes iganes on sulle teinud haiget, ta tegelikult ei ole osanud paremini. Ta ei ole osanud ja ta läbi selle ei ole saanud teha mitte midagi teisiti. Ja kui selle hästi sügavalt nagu läbi teadvustad, ja siis tekib kaastunne. Ehk siis omakorda tekib nagu peale selle, et see süüdistamine lõpeb totaalselt juure peal. Sellega kaob ära tohutu selline nagu kindlus, mis hoiab sind abituses kõige hullemas, nõrgemas võimaluses elada, mis on kogu selle depressiooni alustala on tegelikult selline abitus, et sa ei saa mitte midagi teha. Ja nendele teadmiste faktidele toetudes, kui sa juba selle süüdistamise ja süüdi olemise fakti, läbi selle sa ei ole ka süüdi saanud olla, sest sina kuulud ju nende hulka, ehk ka sina ei ole saanud teha midagi teisiti. Ehk ennast süüdistada on samuti sisuliselt lihtsalt täiesti mõttetu, sest sellel ei ole faktilist alust. Sa ei ole saanud teha mitte kunagi midagi teisiti. Ja nüüd, kui sa saad ühe infokillu juurde, mis vastab tõele, siis kohe samal hetkel sul tekib uus võimalus nüüd teha parem valik. Ja see on tegelikult kõikide podcastide, kes iganes midagi teevad põhialus ja kõikide eneseabi ja õpetust üldse. Et andes inimesele teada mingid reaalselt toimivad infokillud, selle baasil ta saab teha parema valiku. Ja ta teebki. Et need on sellised juba sellised abid, ei ole väike abi enam. Siis sellised lihtsamaid asju, mida saab inimene teha, on see, et nagu ma ütlesin, hakka ennast poputama. Ehk kõige suuremaks sõbraks võib endale teha suure punase küsimärgi. Kui sa tood oma mõistusesse küsimärgi ja hakkad esitama selliseid nutikaid küsimusi. Näiteks, mis tooks minu ellu tagasi sellise soojuse ja elususe? Kui esimene küsimus automaatselt või vastus tuleb sellele, et mitte midagi ilusat enam ei ole, et elu on läbi ots peal, siis ma ise kunagi, kui mul oli elus on ühe korra olnud selline tõsiselt raske periood, apaatia piirimail seal, et ma natuke olen nagu keele otsaga maitsnud, mis on. Siis ma ise leidsin vahendi, mis alati töötab, kunagi alt ei vea, ja on mind edaspidi põhimõtteliselt igast raskest perioodist välja tõmmanud, nii et ma edasi ei ole isegi sinna piirimaile läinud. See on nii lihtne asi kui armastus. Ja minul siis konkreetselt armastus oma poegade vastu. Et kui sa esitad endale küsimuse, kas sul on elus kedagi, keda sa päriselt armastad, nagu päriselt kõige rohkem, siis tõenäoliselt igal inimesel on vähemalt üks inimene, keda ta armastab. Ja sellest võib teha kõige kangem antidepressandi, mida mina tunnen, mis mõjub hetkeliselt ja mis ei kulu kunagi ära. Teades, et apaatias jätkamine on garanteeritud allakäik, nagu igas mõttes allakäik, mina tabasin ära, et see on nüüd viimane asi, mida mu pojad vajavad. Nõrk ja rumal ema, kes oma eluga ise hakkama ei saa. Et ma lihtsalt ei saa sellist luksust endale lubada, püherdada enesehaletsuses. Ja sealt edasi järgmine kõige parem samm on kergitada oma ettekujutluses suur punane küsimärk. Jälle, et mis on see üks asi, see üks samm, mida ma saan teha nüüd siit sellest põhimõtteliselt nõmedusest ja nõrkusest välja tugevuse suunas. Ja aastat see teadmine tuleb sul kohe. Ja kui ei tule, võid kasutada ühte nendest kahest, mida me läbisime. On selline hea asi nagu esimese sammu seadus. Et iga suur muutus hakkab lihtsalt, et sa teed ühe nõksu valid teisiti. Ja nii kui sa selle ühe nõksu teed teisiti ja jääd selle uue valiku juurde, siis kõik protsessid on ülitundlikud algtingimuste suhtes. Siis aja edenedes see protsess läheb hoopis teise suunda, võrreldes sellega, kui sa ei oleks seda valikut teisiti teinud. Tulemus on täiesti kardinaalselt erinev. Et niisugused asja on hea teada. Sa ei pea tegema midagi suurt ja ilusat kohe. Tee üks väike asi õieti. Siis järgmine asi,
mis sealt edasi saab teha, on luua endale lummav visioon. Jälle suur punane küsimärk ja küsimusega, mida ma tegelikult tahan, nagu päriselt. Tavaliselt, kui inimene on nii alla heitnud nagu oma elu sees, et ta isegi on kaotanud usu normaalsesse eksisteerimisse, siis mingi selline unistuste täitmine on nii kauge, et ta ei tule isegi selle peale, et ta mingeid unistusi võiks täita. Et tema jaoks võib-olla üks nagu parem variant on, et ta üldse normaalselt saaks olemas olla. Aga paraku sellised teisejärgulised asjad ei oma sellist muutmisväge inimese elus, et lööks inimesele tule sisse tagasi. Ja see, mida ma olen oma õpilastega, mul on üle 25 aasta õpetaja töökogemus, siis mitte ainult siis tantsu- ja joogaõpetajana, vaid ma olen paralleelselt kogu aeg andnud palju suuremat teadmist vastavalt sellele, kuidas ma ise olen õppinud ja oma elu kujundanud. Siis see, mis inimesi päriselt käima tõmbab, päriselt elule äratab, on, kui tema särkab sisemine tuli. Ja sisemine tuli ei ärka mingi väikse asja peale. Sisemine tuli ärkab selle peale, kui inimene julgeb endale tunnistada, et tal on päris mingi unistus, et ta päriselt midagi tahab. Hea on teada, et just selle visiooni kaotamise tõttu kunagi sa apaatiasse sattusidki. Sest sa polnud seda kas endale selgeks teinud, veel selle võimatuks tembeldanud. Ja nii kui sa tembeldad enda jaoks võimatuks selle, mida sa päriselt tahad. Nii elu asemel tuleb siuke so life. Tuleb siuke lohisemine. Ehk sellele enam kirge ja jõudu ja tuld sees. Ja seda elu on maailm täis. Kuna ma oma iseloomult olen nagu üleni tehtud tulest ja kuna ma ei käinud lasteaias ja läbi selle mul ei olnud palju võimalusi, et keegi minus seda tuld kustutaks. Ja õnneks mu pere ei kustutanud seda minus, vaid vastupidi. Oli nagu elav ette näide, kuidas tulega elada saab. Siis ma järjest ise olen täitnud oma unistused. Ja läbi selle kogemuse, läbi praktilise kogemuse vaikselt nagu aidanud inimestel jälle seda tuld endas üles leida ja kuidagi põlema puhuda, kellel ta kaduma on läinud. Ja nii minu enda elukogemus kui siis tööõpilastega on näidanud, et see on midagi, mis nagu päriselt töötab. See on teine kõige parem antidepressant, mida ma tean. Päriselt hakata oma neid tõelisi unistusi täitma. Mitte selliseid teisejärgulisi, mida sa arvad, et on võimalik, vaid seda, mida sa päriselt tahad. Ükskõik kui võimatuna ta tundub selle esialgu. See on siselu läheb põnevaks juba. See on hoopis teine maailm tekib. Ja jälle see üleminek nagu sellest apaatiast sinna võimaluste maale, see on põhimõtteliselt võimalik teha niimoodi, et sa ei läbi kõiki neid negatiivseid nagu järjest ei tõuse positiivsusesse, vaid sa saad teha hüppe. Ükskõik kui negatiivsest energiast sa saad kohe teha hüppe neutraalsusesse, julgusesse, jättes nagu vahele kõik need teisejärgulised madalamad võimalused. Ja läbi teadmist on võimalik teha väga kiire välja hüppe. Nagu 7 penikorma välja hüppe kõige valusamatest apaatiaseisunditest. Ja siis, kui sa natuke nagu õpid seda tegema, siis võib tekkida nagu teistpidi, et ei tii, et nagu miks ma seda varem ei teinud. Aga lihtsalt ei teadnud, jälle siit omakorda ei ole mõtet ennast süüdistada. Ehk, kui sa praegu oled juba apaatias, eks oled juba põhjas, sul kaotada pole midagi. See on omakorda nagu hea uudis. Siis äkki prooviks teist äärmust. Ja jälle punane küsimärk, et milline ma peaksin olema. Et ma endale päriselt meeldiksin. Et võid avastada, et tegelikult kõikide nende unistuste, mis iganes sul on, üks ühisosa on see, et kui sa ennast selles ette kujutad, siis see on selline koht, kus sa ise endale isikuna meeldid. Apaatia jälle, selle vastandina on just see koht, kus sa nagu peaaegu et põlgad ennast, see on enese põlgamine, enese vihkamise seisund. Kui vanasti depressioon ja apaatia olid põhiliselt kesk- ja kriisi teemad, kus inimene on just kui kõike maitsnud, kõike teinud, kõike näinud ja avastanud, et seda lõplikku õnne ta ikka kui kuidagi leida ei oska ja siis ta kaotab nagu usu endasse ja oma võimetesse, aga ta enne vähemalt proovib aastakümneid. Aga praegu on asi nii hulluks läinud, et see on jumala tavaline noortel, mis enam üldse ei ole okei. Et sellepärast on võib-olla see aeg praegu on okei. Nüüd järgmine selline abivahend, enda poputamise vahend on selline praktika või meetod, mida ma olen lihtsalt pannud omad nimed sinna, sellepärast need on kuidagi välja kujunenud loomulikult läbi töö siis õpilastega.
olen nimetanud seda triumfikaareks. Olen teinud sellest omaette sellise medika, mida me võime ka siin salvestada teiega, et see on väga-väga palju aidanud inimesi, mind ennast ka. Point hästi lihtne. Et ükskõik kui halvasti sa endast ka ei arva, siis mitte keegi ei ole üdini halb. Mitte kellegi elu pole kunagi täielik läbikukkumine. Ja hästi lihtne on kaotada oma jõud, kui sa keskendud pettumustele. Aga hea on teada, et inimese psüühikas on igal emotsioonil on oma vastand. Igal jõul on võrdne vastupidine jõud. Elu on niimoodi üles ehitatud. Et kui sa oled hirmul ja ärev, siis tegelikult on sinus ka julgust olemas. Kui sa tunned praegu, et sa vihkad inimesi, siis tegelikult sinus on heatahtlikkus olemas. Sa oled selle nagu maha materdanud või alla surunud endas. Mingil kummalisel moel me surume ka positiivseid asja alla, mitte ainult negatiivseid. Me nagu ei usu sellesse enam. Kui sa tunned, et sa oled ihne ja kooner, siis tegelikult on sinus ka heldust ja suuremeelsust. Ehk me oleme läbi selle, et meid on halvasti koheldud, meil on halvasti öeldud, me oleme nagu alla surunud kõik ilusa ja tugeva enda iseloomust. Meil on see kõik alles. Iga inimese elus on juhtunud midagi head. Iga inimesel on mingi omadus, mille üle rõõmu tunda. Igal inimesel on keegi, keda ta armastab. Ja päris palju neid inimesi tegelikult, kes teda armastavad. Ta läheb see kõik meelest ära, kui ta on selle abituses. Selle asemel, et keskenduda kõigele, mis on nõrk ja abitu, vaikselt hakka välja tooma ükshaaval kõiki neid asju, mis on tugev, hea, armastav, õige, normaalne. Lihtsalt hakka üles kirjutama. See on omaette siuke terve metoodika, kuidas seda saaks teha paremini, aga esialgu võib-olla praegu tänaseks piisab, hiljem me tuleme selle juurde tagasi, see on nii tore praktika. Ja siis paari sõnaga lõpetuseks ma räägin siis sellest päris lahendusest, mis siis selle probleemi juurelt maha võtab lõplikult, nii et ei tulegi enam tagasi. 80 aastat tagasi, aastal 1952, avastas Ameerika füüsik ja ärimees Lester Levinson, et alla surutud emotsionaalne valu, mis oli viinud ta sellisesse seisu, et arst saatis ta 42-aastaselt fataalse diagnoosiga koju surema, et seda valu on võimalik vabastada. Paraku tihti alles siis tekivad nagu tõelised läbimurded inimeste eludes, kui need on päriselt nurka surutud, ehk kui neil pole enam midagi kaotada. Ja ta hakkas kasutama täpselt seda, mida ma teile pakkusin välja, suuri küsimärke. Mida ma üldse tahan, mis on minu osa siin, mida ma saan teha? Leidis hästi lihtsa asja, ta tahab ainult olla õnnelik. Õnnelik ta on ainult siis, kui ta kogeb armastust voolavat enda sees. Ja kõik see, mis on teda teinud haigeks, on see, mis on armastuse vastand, mis ei ole armastus. Ja füüsikuna ta oli väga huvitatud kvantfüüsikast ja väga teadlik sellest, et kõikide asjade süvenedes ükskõik millesse, sa leiad lõputu ilu, lõputu harmoonia, lõputu geomeetria ja lõputu tühjuse, lõputu teadvuse. Ehk kõik asjad oma sügavuses jooksavad ühte kohta kokku. Ja siis ta lihtsalt proovis, et kui ta teeks täpselt vastupidi, mida ta on teinud praegu alla surumisele. Ehk kui sa alla surudes oma fookusega nagu tõmbad kokku selle emotsiooni ümber ja lükkata sisuliselt alla, aga sa teed seda nii kiiresti, et sa ei pane seda tähele, kuidas see käib. Ehk suund on alla ja pingestumine. Aga kui teha täpselt vastupidi, ehk kui teha üks suur selline nagu welcome, siuke lõdvestumine ja lubada emotsioonil tõusta ülesse, nagu vaatad teda armastusega, lubad tal endast läbi minna ja teadvuse ruumi vabaneda. Ja avastad, et kui sa vaatad emotsiooni armastusega, siis emotsioon hakkab ise transformeeruma, tõuseb mööda lilisemast ülesse ja ühineb teadvusega. Sest emotsiooni kõige sügavam tasand on samuti teadvus. Ja nii ta järjest siis vabastas neid emotsioone 3 kuud järjest, sai ennast täiesti korda, sai palju kaugemale kui täiesti korda, ehk saavutas selle täieliku õnneseisundi. Ja siis tal oli 2 õpilast, Hale Dvoskin, kellest lähtuvalt siis tekkis see Donna meetod ja Larry Crane, kelle edasiarendusena tekkis release-tekniik. Ja need meetodid on levinud üle maailma, aidanud miljoneid, ma arvan, praegu juba. Ja üks nendest meetoditest, 3 küsimuse meetod, on tegelikult 6 kirjeldatud seal erinevaid. Jõudis Marshall Govindani kaudu, kes liitis selle kriia jooga teisatme pühitsusele ka Eestisse, suurusjärgus 15-20 aastat tagasi.
ja kuna eneseabimeetodid on kõigile vabalt kasutatavad, ei kuulu autorikaitse alla ja teiselt poolt ka Lesteri soov oli, et see võimalikult laialt leviks, inimesed abi saaksid, siis on seda väga laialt kasutatud eneseabiprogrammides üle maailma, et ei ole vist kohta maad, kuhu ta levinud ei oleks. Et see on selline meetod, mida praegu kasutatakse siis väga palju, mida ma maailmas olen nüüd, kuna ma ise olen õppinud emotsioonide vabastamise õpetajaks. Minu õpetaja Ingvar Villida on loonud programmi selleks. Siis ma olen ka uurinud, mis maailmas leida on sellel teemal ja praegu väga palju siis kasutab praktilise epigeneetika õpetaja Joe Dispenza. Samamoodi emotsiooni vabastamist mööda lülisamast üles, transformatsioonimeetodit ja siis teist meetodit, mis on ka väga levinud üle maailma, on tagasiandmise meetod. Aga nendest siis hiljem. Et kui sa leiad endas juba nii palju jõudu, et päriselt ära õppida siis emotsiooni vabastamise tehnika, siis palun tule kursusele, et neid on igal pool saadaval. Ma arvan, et aitab tänaseks. Väga selline praktilisi teadmisi täis, et igaüks leiab endale midagi sellist, et kuidas päriselt oma elu hakata paremuse poole juhtima. Aga aitäh, Annika. Ja nüüd meil on olemas selline hea baas, millelt me saame järgmistel episoodidel edasi minna. Aitäh.